tore oli siin algul vaadata, et nii palju julgeid inimesi koos, et öeldakse, kes kasutab kanepit, ikka käed kerkivad, et vanasti veel 5 aastat tagasi oleks see võib kriminaalseks minna. Vähemalt Tallinnas ja Kalamajas tundub niimoodi, et seal need kanepipoode on kinni pandud, kus justkui söögi ja selliseid asju on pakutud. Aga minu taust siis restaureerimine ja ökoehitus ja säästva renoveerimise infokeskuse hoonet näeme siin Kalamajas. Puitmaja taastamine rootslastega koostöös, kus siis tuli päevakorda, et vana hoone juures ei ole ainult välimus oluline, oluline materjalide toimivus, nende koostoimivus ja sellest on edasi olnud pikk tee, 24-5 aastat selle hoone valmimisest, nii et ka ajalugu on juba tõestanud, et need süsteemid toimivad, materjalide omadused on olulised ja üks materjal, millest siis täna räägime, kanep. 25 aastat tagasi me oma maja juures seda ei kasutanud, aga see on materjal, mis nüüd järgu projektides ja erinevates ütleme sellistes arengutes on osutunud üha olulisemaks. Ja kanep ja kalamaja seos veel nii palju lisaks nendele väikestele Balti jaama poodidele. Tegelikult, kui uurida Eesti majanduse ajalugu, siis kanepikõied, mis valmistati kalamajas, oli selline Hansaliidu üks suur tööstuse osi ja Tallinna üks esimesi, võib öelda, et omaaegne küll käsitöönduslik, aga tööstuse alge ja Hansaliit hoidis seda lõpp-produkti oma range kontrolli all, et siis Kalamajas valmis selline pooltoodang, aga et see oli nagu hästi oluline tegelikult Eesti ja Tallinna majandusarenguks. Et siis ehituses, miks on kanep tulnud hästi päevakorda, et ma ei hakka pikalt peatuma nendel globaalsetel tendentsidel, et kui transpordi ja energia tootmisega oleme hästi palju kõik kokku puutunud, kes positiivselt, kes negatiivselt, aga CO2 on CO2 kokkuhoid on hästi valdav tendents Euroopa Liidus ja maailmas, siis ehituseni on jõutud nüüd viimase paari aastaga ja on leitud, et ehitusvaldkond vastutab siis päris suurelt siin 30–40% kasvuhoonegaaside emissioonist, 30–40% jäätmetest ja ka CO2 tekkest. Et sellest ei saa mööda vaadata ja sellega tuleb tegeleda. Ja teiseks siis jah, uuringud on näidanud erinevad kanepisordid ja erinevad metsad muidugi, aga üks, mis on meil ökomaterjali sümboliks ja põhiliseks kasutamiseks Eestis puit, et mis teistpidi on suureks keskkonnaprobleemiks kujunenud, metsade lageraie, liigneraie, et selle asemele keskkonnasõbralik kanepikasvatus on teoreetiliselt üks perspektiiv, mis aitaks ka meie ehitussektoril ellu jääda ja areneda. Ja sellepärast, et ehitusse läinud kanep, see püsib palju aastaid, võime rääkida 100 aastast ja kauemgi, ja kanep on üks väheseid soojustusmaterjale, mida on võimalik korduskasutada. Et enamus moodsaid materjale seda ei võimalda, siin rääkides mineraalvilladest, erinevatest vahtudest, et kanep on unikaalne oma omaduste poolest ja unikaalne oma kasutamise poolest. Laiem keskkond sellel pikemalt ei peatu, aga selliste ökomaterjalide kasutamine ei ole ainult, et Euroopa Liit ütleb ette, et CO2, et tegelikult see on turvalisus, naabruskond, tervislikkus, kultuuripärandi säilitamine. Ajaloolistel hoonetel on sellised diffuussed, kapilaarsed materjalid nagu hästi olulised, et säiliksid vana ehitiste ehitusfüüsikalised omadused ja ei tekiks seal niiskuse lõkse ja erinevaid hallitusi, seene, vamme, muid probleeme. Aga ehituse juurde tagasi siis, et lubikanep on üks vorme, kuidas seda kanepit siis ehituses kasutatakse, tuntakse. Kanepibetoon on justkui inseneride poolt rohkem tunnustatud sõnavorm, aga ütleme ökoehitajatele, restauraatoritele võib-olla vähem meeldiv. Betoon on vastuoluline, et see on kellele meeldib, kellele ei meeldi, aga ütleme, et ta on nagu ökoehitusest kaugel olev ja ajaloolisest ehitusest.
Et selles mõttes lubikanep on ka kasutada täitsa okei. Ja kasutatakse siis kanepiluud ehk kanepihaket selleks. Ja seda kanepiluud kasutatakse ka mujal, et Eestis on siin paar väikest tootjat hakanud seda lisama krohvidele armeerivaks lisandiks, just savikrohvidele, mis on teine ökoehituse sümboleid, just mitte sellepärast, et ta nagu hästi kõlab, vaid oma tegelike omaduste toime poolest, aga noh, sellest me ei räägi täna. Ja teine siis on kanepi juures siis kanepivill, mida kasutatakse üha rohkem maailmas. Et kui siin netis tuhnida, siis mul jäi kuidagi meelde ja olen paar korda maininud, et kui USA-s jõuti selle kanepivillani ja on välja toodud erinevad ökomaterjalid, siis kanepivillal toodi välja üks kõige suurem probleem, et seda ei ole kuskilt saada. Kõik muud head omadused olid tal nagu plussis ja hästi kõrged. Et ütleme, et ka Euroopas on suht sarnane probleem, et need põhilised, ütleme, hinnalt odavad ja mugavad müügimeestele materjalid on vallutanud turu ja ütleme, tavatarbija ei süüvi tegelikult materjali sellistesse omadustesse väga peenelt. Ja insenerid ütlevad teistpidi jälle, et hind, kättesaadavus, me peame rääkima nendest asjadest, mis on inimestele kättesaadavad ja kuidagi on jäänud selle taha, et see kanepisoojustus, mis on, nagu varsti näeme, väga heade omadustega, meie turul on tõrjutud olnud. Aga kanepihakkest või siis luust rääkides erinevad vormid tulevad. Et siin on üks tegelikult netist napsatud pilt, sorry, aga et ta nii jäetakse avatud nähtavaks konstruktsioonides, et see on nagu ökoehituse maailmas aina rohkem leviv ja populaarsem, et nähtaks materjali, saadaks aru, millega tegu, ja tegu on siis antud juhul nii soojustusmaterjaliga kui siis hästi kliimat mõjutava materjaliga. Et esimene selline avalik suurem katse Eestis, mis ületas uudistekünnise, siis Kanepis bussipaviljon, mille siis värskelt Viljandi kultuurikolledži rahvusliku ehituseriala noored mehed siis tegid siin koostöös Mooste seltskonnaga ja noh, ma ei tea täpselt tema olukorrast praegu ja selline katselapp, aga kanepi sein ja selline märgiline ehitis, aga kindlasti on Eestis hakkekanepit kasutatud märksa rohkem. Meie siis SRIK-i poolt, Säästva renoveerimise infokeskuse poolt oleme tutvustanud seda, me oleme korraldanud siin aastaid ökomässu festivale ja oleme mitmel aastal teinud selliseid näidistöötube, kuidas kasutada niimoodi käsitsi, on võimalik ise ehitajatel seda kasutada. Euroopas teatavasti kasutatakse palju kompressoreid, pumpasid, millega siis suuri hooneid kaetakse nii kivi kui puithoonetele sobilik eelkõige energiatõhususe parandamiseks, lisasoojustuseks, aga nagu eelmises pildis nägime, karkasshoonetel siis talade vahele väga hea paigutada, väga hästi töötab koos puiduga ja hoiab eemale hallitusi, seeni ja ei vaja aurutõkkeid, kilesid, see materjal, mille mõttes on ta suht ainulaadne. Ja ütleme, paljudele inimestele ikkagi meeldib. Ja siis see teine, ehk siis naturaalne alternatiiv sünteetilistele, mineraalsetele mineraalvilladele, on siis kiukanep, kanepiplaadid, et ka järjest leviv. Ja meil meeldiva kogemuse omandanud Säästva renoveerimise infokeskuses ja Majatohtris meie juures olev kauplus siis on ka seda pakkunud Eesti turul ja inimesed, kes on seda ostnud, materjal on tulnud Saksamaalt, siis Euroopa suurimalt tootjalt ja ütleme nii, et negatiivne tagasiside puudub ja ainuke küsimus on ka see hind, millele siis transport annab oma osa ja kindlasti ütleme, materjali valmistamine, teda ei saagi päris võrrelda seal kuskil naftakraanist tuleva ressursiga, eks ole, et see Saksa tootja samuti tihedat koostööd tegi ja teeb põllumeestega otse, et see on ka üks nende edu alus.
ja nende toodang hakkas silma, kui siin sai restaureerimismesse külastatud Saksamaal juba ka oma paarkümmend aastat tagasi, väga jõulise sellise tutvustuse reklaamiga tulid nad välja, et see on ikka selline kõva sõna ehitusmaterjalide maailmas. Et nüüd on juhtunud huvitav selline, ma ei ütle, et pretsedent, vaid pigem praegusele ajale iseloomulik, et maailma suurimaid üks nii-öelda vahtude tootjaid Kingspan ostis nüüd ootamatult ära selle firma. Et mis selle taga on raske öelda. Esialgu on see, et kui vanasti Saksamaalt tuli see nädala jooksul materjal, nüüd pead ootama mitme kuid. Et kas see tähendab, et maailmas läheb seda rohkem, viiakse seda kuskile USA-sse või pole nii täpselt see selge, aga ütleme, et jah, Eestis on isegi raske hetkel kätte saada neid kanepi villaplaate, et see materjal ei ole selline, et puurid uue augu või keerab kraani lahti ja tuleb juurde, eks ole. Et mis siis teeb selle materjali nii heaks, siin on mõned punktid välja toodud, et ruumid ei kuumene üle näiteks, et me oleme pikalt siin ka soovitanud just katusealuseid näiteks, millega soojustada, et meie kliimas, mis järjest ju soojeneb, läheb seal katuse all palavaks, et suurema soojusmahtuvusega ehitusmaterjalid käituvad seal paremini ja ütleme, vahtude probleem, kui läheb liiga kuumaks, hakkavad kahjulikke ja väga mürgiseid ühendeid näiteks eritama, aga kanepi puhul on üks vastupidavamaid ja kui sinna satub mingi niiskus, ei teki sinna hallitusi, vamme on ju tekkinud katuste alla, mis on kiledega kaetud ja suur probleem on, katuste aluseid ehitatakse kõikjal välja vanadel hoonetel, alati ei saada õigeid aurutõkkeid sinna ja selles mõttes selline ohutuma materjalina ja väga hea materjalina siis ja soojust siduvana ja mitte nii kergesti kuuma sisse laskuvaks osutubki siis kanep näiteks. Et sobib allergikutele, et meie juurest on otsitud abi, kui on lapsel näiteks allergia ja väga sümpaatne, kui on inimesed tulnud paar aastat hiljem tagasi, tänanud, öelnud, et osutunud väga heaks materjaliks. Et välja on ka vahetatud näiteks varasem olnud selluvill, mis ei ole meeldinud ja mis on üks selliseid restaureerimises ja ökomaterjalis kasutatavaid nii-öelda ökomaterjale. Et allergikute jaoks ta ei ole näiteks kõige paremaks osutunud. Tselluvilla ma pean silmas. Aga jah. See on tüüpküsimus ja närilistele on kaks teemat. Üks on see, et närilised sinna sisse ei lähe ja mille põhjusel, kes on kanepiga tegelenud, teavad tugevkiud ja see jääb neil hammaste vahel, nad ei näri sinna käike ja need käigud ei jää stabiilselt, nagu jäävad mineraalvilladel ja vahtudel. Aga siin on üks tuntud katse, mis siin Eestis on levinud jällegi, Maaülikool pani erinevad materjalid ja vaatas, kuhu peale need närilised lähevad, et kus nad ennast niimoodi nagu madratsil kõige paremini tunnevad. Vaat seal neile kanep olevat meeldinud ja kanepi hake just. Aga siin kanepis on siis sees lisaks selle tugevale kiule ka sooda, mis on siis tule kahju või siis põlemise vastu toimiv ja on ka närilisi peletav, et kui ajaloos on kasutatud booraksid ja sellised asjad on Euroopa Liit enam-vähem nagu põlu alla pannud, eks ole, et selluvillas seda 5% kasutatakse, aga kanepi puhul siin midagi sellist ei ole sees, mis keskkonnale võiks kahjulik olla. Räägin nüüd kõige tuntuma Euroopa kanepi villatootja siis toodangust ja on osutunud jah, väga positiivseks ja me ei ole pikalt sellega siin turul tegelenud, aga keegi oleks tulnud ümber lükkama variante, et siin hiirte või rottidega on probleeme, et seda ei ole juhtunud. Ja siis sisekliima, seob niiskust, annab seda välja, siin on kaks asja, üks on ruumis oleks hea tervislik kliima, aga teine on ju palju olulisem, et sinna ei teki hallitust, mis on mineraalvillade probleem, on see, et kui nad ei seo niiskust, siis kastepunktis tekib sinna kohe veepiisk, et sellised materjalid nagu kanep hajutavad selle niiskuse, seovad selle niiskuse ja hajutavad, toovad selle sissepoole, annavad ruumi tagasi, et toimib väga hästi. Ja meil on ka selliseid näiteid, et vammitõrjujad olid hädas, tegid oma mürgituse töö ära ja panid konstruktsiooni kinni
mineraalvilladega vamm tuli tagasi ja küsisid, mis oleks parem lahendus, kui soovitasime kanepit, siis pärast seda nad vähemalt tagasi ei tulnud. Et on toiminud, et seentele, hallitustele seal toitaineid ei ole, eks ole, kes on kasvatanud põllul, vähemalt niimoodi räägitakse, et mürgitada ei tule, ma usun, et see vastab tõele, ma ise ei ole kasvatanud teda, et tal on endal seente hallituste vastased siis omadused, pestitsiidina toimiv, et see on tore. Ja praegu siis, mis on tuleviku ehitus? CO2 ja LCI, olete kuulnud, peaks saama kohustuslikuks juba siin kohalike omavalitsuste ja riigi tasandil juba õige pea. Life cycle, mis ta siis on, assessment, et kogu eluea jooksul siis materjaliga toimuv, et selle korduskasutamine või hiljem utiliseerimine arvesse võttes on kanep üks parema näitajaga. Et võib-olla seega selgitab, miks sellised suurt kasumit tootvad vahufirmad nagu Kingspan ostavad üles Euroopas selliseid ökotootjaid. Et siis jah, et ainult ventilatsioon ei tööta, vaid ka looduslikult toimib, et see on ju lisateema, tasuta regulatsioon, eks ole, ventilatsioon peab teil olema kogu aeg elektrit tarbiv, energiat kulutav, et materjalid ise töötavad kaasa, see on seoses ventilatsioonide arenguga jäänud kuidagi tahaplaanile viimased 10 aastat, aga et seda teemat ei tasu unustada. Ütleme eriti kodudes, kui siin seminariruumis on selge, ventilatsioon teeb oma töö ja materjalide roll on väiksem, siis kodudes, magamistubades, maamajades on materjalide roll nagu hästi oluline. Ja kanepi kasutamine sellistes ka komposiite, ütleme seal ökoplaatides ja erinevad, mul ei nimetamata siin tänapäeval töötatakse ka siis kanepi plokkide, kanepi sellise betooni, mis siis on valatav betoon ja praeguse betooniga sarnane, mitte sellise ajaloolisega, vaid tugevamate konstruktsioonide puhul, et tegelikult nagu toimub hästi palju ja eks siin tuleb neid lahendusi. Nii et ja üheks probleemiks ongi, miks neid lahendusi ei tule, et kanepit on nagu vähe, et teda ei piisa jälle suure mahuga. Nii et kõlle kasvatamiseks ehitusmaterjalide poolt vaadates peaksid nagu head perspektiivid olema. Ja siis jah, tervislik sisekliima, jätkusuutlikkus, et tõesti kanepiplaadid on võimalik, nad on hea sellise lassusega välja võtta, panna teise kohta, kui ehitus muutub, taaskasutada, et reeglina need pahuplaadid ja villad seda ei võimaldanud. Ja miks ta siis ei ole varem kasutatud? Üks põhjus, mis on justkui ametlikult välja toodud, et USAs ei tehtud ka nagu väga vahet, et see kanep oli kõik üks väga paha ja selle vastu võideldi ja 2018 alles, näete ise suht hiljuti, hakkas see asi muutuma ja Euroopa on siin natuke ikkagi olnud sellest mõjutatud kui maailma juhtivast tootjast, et ja sellepärast siis on ta selline alternatiiv olnud ka Euroopas. Et kanepi, nagu ka savikrohvidel öeldakse omadusi, et seob kahjulikke ühendeid, et siis nagu puhastab õhku, et selle kohta täpsemalt ei oska öelda, aga suured tootjad ja Saksamaa infoallikad annavad sellist kohta infot. Et siis kanepivill sellistes pakkides, kanepivill võrreldes siis lubikanepiga, tema lambda sooja omadused on vast paremad, kergem kasutada igal ühel, aga teisest küljest hind on kõrgem, eks ole, et kes kasutab seda kanepihaket ja ise lubjaseguga segab, et sellel on kindlasti hinnavõit, kui sisse tellida, siis see töö läheb jällegi kallimaks, et kuidas see töö organiseerimisest sõltub, aga ütleme sellised ökoehitajad Eestis seda kanepit ja lubikanepit siis üksjagu kasutavad, eksperimenteerivad ja kui ma mainisin, et me oleme ökomässudel oma festivalidel seda kasutanud ja siis oleme pidanud seda näiteks Soomest tooma ja Prantsusmaalt tooma ja Eestist ei ole võimalik seda kanepihaket kätte saada kuskilt, et keegi ei ole seda pakkunud. Et siin kombineeritakse veel siis taaskasutusega, kombiga, kasutatakse Indiast tulevaid neid jute
kangaid, mis siis kootakse sisse, tehakse kanep tugevamaks, et see on nagu kõige levinum plaat siis Euroopas. Ja lõpetuseks veel selline kokkuvõte, millest sai vist juba enamuses räägitud, et ta ei ole jah, mitte ainult vanade ehituste, vaid uued ökoehituste jaoks üks paremaid sojustusmaterjale, sisekliima ja niiskuse loomulik regulatsioon, kusjuures see tampsein siis ehk siis kanepihakkega on suuremad niiskuse sidumise võimekus loomulikult, see mass on suurem ja materjal on tihedam. Et kuumeneva kliima eest saame peitu pugeda kanepi isolatsiooni alla. Heliisolatsiooni omadusi sai vist vähe mainida, aga need on head ja siin on ka muidugi sellel tampkanepil võib-olla paremad, kõrgemad, aga mõlemal annab seda esile tuua. Et nahaärritust ei tule, mugav on seda kasutada. On üks suuri plusse ehitajatele, pole vaja siis tervisekindlustust maksta või oma tervise pärast, kui sellega mässata hiljem muret tunda. Proteiini puudumine on üks, mis siis mainitakse hallituste ja koide vastu. Mõõtmed, et tal on väga hea elastsus, see on tema plussiks, hea panna ka katuste kuskile sinna talade vahele. Jääb selline ilma spetskinnitusetaga ilusti paika. Jah, ja muidugi päästame sellega maailma, mis on väga oluline. Et tuleviku materjal, jõudu teile, aitäh! Kiire küsimus. Kas me räägime kihukanepist või me räägime õlikanepist? No mina räägin sellest kiust nüüd, et selles mõttes ongi, et seda nagu Eestis veel ei ole, aga kui nii tublit on ette võetud see õlikanep, et äkki jõuame ka kihukanepini, et mis on teema. Natuke avame seda, et kuidas saab mõlemad nahad selle lambu küljest. Ja kas seda annaks kombineerida või seda ka kasutada, et see ajaga on, te rääkisite Hansavärgist või Eestis kasvatati, kui ammu juba tööst teie teadmisel või mida? Me räägime siin praegu 14-15 sajand, kus on kirjas Kalamajas, et see oli põhiartikkel ja üldse Eesti suurim ekspordiartikkel Euroopasse, need kanepi toorpeied tänu Hansa kaubandusele, et see on linnaarhiivis. Kasvas koha peal siis? Aga seda me oleme uurinud ja toodi vist ka Laadoga juurest kuskilt Venemaalt ja Novgorodist seda. Et selline kaubandus käis juba siis, et need on faktid. Ja see oli strateegiline kaup omal ajal, laevad oli ju sõjajõud, eks ole, põhiline ja majandusjõud ja kõied loeti strateegiliseks kaubaks ja sellepärast hoidis ka Hansa nii-öelda suurlinnad seda lõplikult toodangust enda käes. Aga kanepi kõis on ka praegu ju ainuke põhiline, seal on tulnud seda Lõuna-Ameerikast üks teie taim, ma ei mäleta nime, aga ühesõnaga endiselt kanepi kõis, kes teevad puitjahte ja siis naturaalset meresõitu või ajaloolist vikingi teemasid muid kasutab kõik kanepi kõisi merel. Ta on kõige parem, tugevam ja kõige parem vastukorranud niiskused. Mainisite seda Soome uuringut, kus kanep 2 tonn CO2 hektari peale seob, et see on ka tõenäoliselt kihukanep siis, jah? Jah, praegu Soomest me oleme kihukanepit saanud, kui suured, seal oli eraldi suurem projekt Turku Korke ametikoolu all, nad muretsesid ka omale selle kompressori ja tegid eksperimente selle nii-öelda kanepi pumpamisega seitele ja jõudsid väga heale tulemustele, et see oleks Soomes väga perspektiivne, aga mul puudub andmeid, kuidas pärast seda projekti nii-öelda. Need projektidega on see, et neil on algus-lõpu tähtaeg ja kuidas päriselt läheb käima, raske öelda. Teine, kellega meil on hea koostöö olnud, siin on ju Maaülikool, nad on uurinud kanepit, pidanud seda väga perspektiivseks, aga kadunud siis jah, Jaan Miljon selle teemaga näiteks väga tegeles, aga ma ei oska öelda praegu, kuidas neil on uued arengud, aga omal ajal ja koostöös nende Soome projektidega üritati ka põllumehi koondada seal ja rääkida, et kuidagi tuleks ühiselt seda teha, samamoodi nagu lina kasvatamisega, samamoodi kanepiga, Eesti kliima on sobiv hea, aga üksikult ei teki seda asja, eks ole, et seda peaks kuidagi kombineeritud, nii et loodame teie peale. Aga suur aitäh, Tarmo! Jah, aitäh!